Kas Abu Dhabi ADGMist võib saada uus Lähis-Ida Wall Street? Tänased numbrid näitavad, et see protsess on juba alanud. Just sellepärast investeerivad selle piirkonna kinnisvarasse nii investorid kui ka lõpptarbijad. ADGM ehk Abu Dhabi Global Markets oli algselt Al Marjah Islandil, kuid nüüd see on laienenud ka Al Reem Islandile, sest täna hõlmab ADGM ligikaudu 1,4 ruutkilomeetrit ning on pindalalt üks maailma suurimaid rahvusvahelisi finantspiirkondi. Seal kehtib inglise tavaõigus ja tegutsevad sõltumatud kohtud, mis muudab keskkonna rahvusvahelistele pankadele ja fondidele tuttavaks ning usaldusväärsemaks. Kasv on olnud väga kiire. 2026. aasta esimese kvartali lõpuks oli Abu Dhabi Global Marketsis üle 13 000 aktiivse litsentsi ja töötas rohkem kui 47 000 inimest ning finantsteenuste ettevõtete arv kasvas aastaga 30% ja varade maht 57%. Sinna on kolinud või oma kontorit avamas sellised nimed nagu BlackRock, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Brüven Howell, PGM ja Nuveen. Sest põhjus on lihtne. Abu Dhabis asuvad maailma suurimad riiklikud investeerimisfondid ning emiraadi taga on üle 1,8 triljonit dollarit riiklikku kapitali ja fondid tahavad olla seal, kus on kapital, kliendid ja otsustajad. See mõjutab otseselt ka kinnisvaraturgu, sest Al Marjah on finants- ja ärikeskus samal ajal kui Al Reem muutub selle kõrval suureks elu- ja äripiirkonnaks. Piirkonda lisanduvad kõrgepalgalised spetsialistid, nende pered, kes vajavad kvaliteetseid kodusid oma töökoha lähedal. Ning tänu sellele ostavad lõpptarbijad sinna kinnisvara enda jaoks, aga investorid näevad kasvavat üürinõudlust, piiratud kvaliteetset pakkumist ja hinna kasvu potentsiaali. Muidugi ADGM ei ole veel täna Wall Street, kui kapital, maailma juhtivad finantsettevõtted, rahvusvaheline regulatsioon ja talent koonduvad järjest rohkem sinna piirkonda. Ja just seepärast võib ADGMist kujuneda Lähis-Ida üks tähtsamaid finantskeskusi ning selle ümbruse kinnisvarast üks Abu Dhabi huvitavamaid pikaajalisi investeeringuid.